Tere tulemast Innovnationi. Mina olen teie saatejuht Lynn Blachmeier ja aitäh, et meiega liitusite. Kõigepealt meie pealkirjad. Tehisintellekt liigub olulistesse valdkondadesse nagu tervishoid ja kaitse. Kuid panused kasvavad. Gene AI loob kaitsemeetmeid, et hoida seda turvalisena. Meie reporter Natasha Kiertsik külastas seda läbimurdelist ettevõtet. Eiffeli torn varisemas, neelukas neelamas Giza suurt püramiidi. Aastaid oleme lootnud Google Earthile, et näha maailmas sellisena, nagu see tegelikult on. Aga see ajastu võib olla lõppemas. Sellest lähemalt. Ja loodud sisenema katastroofi piirkondadesse, mis on inimestele liiga ohtlikud, on see massiivne kentaurlik robot ehitatud abistama esmareageerijaid. Kuid sisse ehitatud hädalüliti ja mootorsae kinnitus on muutnud selle võimatuks eirata. Taks Iisraeli ülikooli on jõudnud maailma 30 parima hulka tehisintellekti talentide, teadustöö ja idufirmade loomisel. Nüüd, kui ülemaailmne tehisintellekti võidujooks kuumeneb, Iisrael seisab silmitsi veelgi suurema väljakutsega – muuta see talent järgmise põlvkonna läbimurdelisteks ettevõteteks. Rohkemaks teabeks on minuga nüüd liitunud Hats Venturesi juhtiv partner ja raamatu 12 Moonshots for Israel autor Judah Ta. Suur tänu, et täna minuga liitusite, Judah. Aitäh, et mind kutsusite. Olgu, alustame siis, sest te olete väitnud, et valitsus ei olnud seotud tehisintellekti tehnoloogia maastiku loomisega siin Iisraelis. Kui valitsus ei olnud seotud või ei olnud suur tegija, siis kes seda tegi? Jah, valitsusel on oluline roll, kuid tavaliselt seisneb nende peamine roll selles, et nad võimandavad teistel asjadel juhtuda, mitte ei tee seda ise. Ei ole ühtegi valitsusministeeriumi, mis oleks loonud Visi. Ei ole ühtegi valitsusministeeriumi, mis oleks loonud Waze'i või Checkpointi. Tavaliselt oleme näinud seda Iisraelis. Meil on võrgustiku efekt teadlaste, uuendajate, asutajate, teadlaste, ülikoolide ja suure hulga S&P 500 korporatsioonidega, kes kõik asuvad umbes 1 miili raadiuses minu kontorites Tel Avivis. Ja tõsiasi, et meil on selline tihe ökosüsteem, on võimandanud idufirmadel küberturvalisuse valdkonnas õitseda, nii viimasel ajal ka tehisintellekti vallas. Ja kuidas on sõjavägi sellega seotud? Sõjavägi on väga oluline osa, kuid see on oluline kahest valdkonnas. Esiteks võimaldab see noortel inimestel juba väga varases eas arendada teatud oskusi, mida ülikoolis ei saa. Ühel perioodil, kui olin reservväelane, alates 7. oktoobrist. Ma mäletan, kuidas kohtasin rühma teadlasi, kes töötasid välja uue viisi, kuidas andmepakett saab maa all liikuda töökindlalt ja usaldusväärselt. See oli rühm teadlasi, kes olid väga noored ja tegid seda tohutu ajasurve all, ressursside puudusel. Ja kui nad pidid tegelikult tegema uusi leiutisi, et see toimiks, milline ülikool lubaks sul seda teha? Teine asi, mida sõjavägi võimandab, on see, et tuhanded inimesed saavad näha kõige tipptasemel tehnoloogiat reaalajas ja kasutuses väga noores eas. Ja siis võimaldab see neil lahkuda ning luua kõike, mida nad arvavad inimkonnale parim olevat. Aga see kõik, millest sa räägid, on päriselu kogemus. Me just kuulsime, et 2 Iisraeli ülikooli on jõudnud maailma 30 parima tehisintellekti ülikooli hulka. Kas sa arvad, et tulevikus muutuvad ülikoolid üleliigseks? Tegelikult mul on vend, kes just lõpetas ülikooli ja nädalavahetusel, kui olime lõpetanud ajateenistuse, rääkisime ülikooli väärtusest. Ma arvan, et see sõltub tõesti sellest, kuidas ülikoolid otsustavad tegutseda. Üks näide on siin Iisraelis ja ma olen sellest palju kirjutanud. Ma arvan, et ülikoolid võisid palju rohkem saavutada. Ma tean, et need faktid on väikese riigi kohta muljet avaldavad. Et sellel väikesel riigil on 2 ülikooli 30 parima seas. Aga kui me mõtleme sellele, kui palju ülikoolide innovatsioone on tegelikult jõudnud ettevõteteni, on neist viimase 2 või 3 aastakümne jooksul väga vähesed aidanud haigusi ravida. Ja arvestades seda, mis meil täna 10 Iisraeli ülikooli käes on, me võiksime teha palju rohkem. Seega, mida rohkem ülikoolid lubavad endal avaneda ja kohaneda selle uue ajastuga, et võimaldada intellektuaalomandil ülikooli seinte vahelt laiemaste kogukonda jõuda, seda parem. Ma arvan, et tuleviku tudengid tahavadki just selle pärast ülikoolidesse õppima minna. See ongi erinevate tegurite kombinatsioon, mis teeb sellest riigist tõelise idufirmade maa ja muudab selle nii erakordseks. Judah Ta, Hats Venturesi juhtivpartner ja raamatu 12 Moonshots for Israel autor. Aitäh, et leidsite täna aega. Aitäh!
aga kes jälgib tehisintellekti, kui see teeb otsuseid sinu tervise, raha ja turvalisuse kohta? Praegu ei jälgi seda peaaegu keegi. Üks Tel Avivi ettevõte väidab, et on loonud kaitsemeetmed. Maailma suurimatel organisatsioonidel need puuduvad. Saatejuht ja korrespondent Natasha Kirtsuk viib meid asja lähemalt uurima. Tõenäoliselt rääkisid sa sel nädalal tehisintellektiga ise seda märkamata. Võib-olla siis, kui helistasid oma tervisekindlustajale või pangale või uurisid testitulemuse kohta. Nüüd kujuta ette, et see toimub igas haiglas, pangas ja kaitseorganisatsioonis üle maailma. Tehisintellekt ei ole tulemas, see on juba kohal. Ja tegelik küsimus on, kui see eksib, kes vastutab? Ma olen Gene AI kontoris Tel Avivis ja nemad arvavad, et neil on vastus olemas. ChatGPT kasutamine e-kirja kirjutamiseks on üks asi, aga organisatsioonid kasutavad tehisintellekti meditsiiniliste, finants- ja operatiivsete otsuste tegemiseks, kus vead võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Ja just seda probleemi püüabki Gen AI lahendada. Paljud organisatsioonid vajavad midagi muud. Gen pakub aluse missioonikriitilisele tehisintellektile. Missioonikriitiline tehisintellekt tähendab seda, et õige või vale otsus võib avaldada kahjulikku mõju. Gen AI loob tehisintellekti. See loob selle ümber kaitsemeetmed, tagades, et tehisintellekt oleks täpne, vastutustundlik ja piisavalt turvaline kriitiliste otsuste tegemiseks. Liigume nüüd 12 kuud edasi. Meil on käimas tuhanded võimalikud tehisintellekti lahendused ja agendid. 10 000, 20 000, võib-olla 50 000 töötajat kasutab tehisintellekti igapäevaselt. Neil on eraldi seisvad tehisintellekti lahendused, mis töötavad kontrollimatult. Kui palju see maksab? Kes vastutab, kui midagi läheb valesti? Kui sul ei ole ettevõttele mõeldud tehisintellekti baasplatvormi laialdaseks kasutuseks, need väikesed tööriistad lähevad katki. Ja see juba toimub organisatsioonides, mille kohta enamik inimesi eeldaks, et neil on kõik kontrolli all. Töötajad kasutavad tehisintellekti tööriistu, mõnikord isegi 10 erinevaid, ilma igasuguse järelevalveta. Tundlikud andmed, patsiendi andmed, finantsteave, kõik need sisestatakse süsteemidesse, mida keegi juhtkonnast pole ei volitanud ega isegi teadlik nende olemasolust. Enamik inimesi ei tea, kui haavatavad nad isiklikult ja tööalaselt tegelikult on. Ettevõtted mõistavad riske, kuid tehnoloogia kasutuselevõtu tempo ületab nende suutlikkuse seda ohjata. Ja see pole ainult tehnoloogia ettevõtete probleem. See on sinu tervishoiuteenuse pakkuja, sinu pank ja organisatsioonid, kellele oled usaldanud oma kõige tundlikumad andmed. Aga kuidas see siis tegelikult välja näeb? Võtame näiteks Iisraeli Maccabi tervisekindlustuse. 2,6 miljoni liikmega tegeleb see iga päev tuhandete patsientide taotlustega. Kuni hiljutise ajani vaadati paljusid neist juhtumitest käsitsi läbi, kuni Gene AI sekkus. Me töötleme automaatselt mitmeid haiguslugusid, dokumente, kimmitusi, telefonikõnede transkriptsioone. Me loome tegelikult kokkuvõtliku juhtumi või meditsiinilise kokkuvõtte. Me analüüsime olukorda ja pakume järgmisi parimaid soovitusi. Tulemus esitatakse arstile väga kasutajasõbralikus rakenduses. Kujutage ette, et keskmine käsitlemisaeg väheneb 30 minutilt 3 minutile. Tehisintellekt kiirendab protsessi, kuid lõpliku otsuse teeb ikkagi inimene. Ja see ongi mudel nii tervishoius, rahanduses kui ka kaitsesektoris. Sa töötad kaitse- ja luurevaldkonna klientidega, kellest mõnda me ei saa siin isegi nimetada. Mida teeb Gen selles maailmas? Kujuta ette, et toimub hädaolukord. Tuhanded andurid edastavad oma andmeid. Videopildid, inimeste raportid, telefonikõned, kaardid, dokumendid, pildid. Gen viib otsad kokku. See analüüsib tohutul hulgal andmeid ja infot. See suudab tuvastada tekkivaid mustreid palju varem, kui inimesed neid märkavad. Kaitses pole väljakutseks ainult täpsus. See on ka turvalisus. Iga tehisintellekti päring, mis saadetakse väljapoole organisatsiooni, on andmed, mis liiguvad organisatsioonist välja. Sõjalises ja luuretegevuses on see tõsine risk. Ja just sellepärast töötavad Geni kõige tundlikumad süsteemid täielikult kliendi enda võrgus. Pole internetti, pole väliseid servereid, mitte midagi ei tohi kliendi võrgust välja minna. Kui palju töötajaid on Genil täna? Jah, Iisraelis on meil 130 inimest ja ülemaailmselt on meil veel 20 inimest. Singapuris ja Londonis ja New Yorgis. Teine meeskond tegeleb teisel pool kaitsega, mis tuleb Iisraeli Mossadilt ja Iisraeli kaitseväelt. Vähem kui 2 aastaga on Jean kogunud $25 miljonit, sõlminud 10 miljonite väärtuses lepinguid ja laienenud väljapoole Iisraeli.
Nende tehnoloogiat kasutavad juba mõned riigis suurimad kriitilise tähtsusega organisatsioonid. Ja nüüd viiakse see mudel ülemaailmseks. Me usume, et missioonikriitiline tehisintellekt saab täiesti omaette valdkonnaks nagu küberkaitsegi. Kujutage ette, et tehisintellekt töötab päevi järjest iseseisvalt. Neil peavad olema need kaitsemeetmed ja vajalik infrastruktuur, et muuta see turvaliseks, kindlaks ja usaldusväärseks. Väga põnev on näha, kuhu see ettevõte jõuab. Praegu soovib umbes 90% USA eakatest vananeda mugavalt oma kodus. See järgmine ettevõte aitab seda võimalikuks teha, kasutades tehisintellekti, et toetada inimeste iseseisvat elu ning leevendada hooldajate kasvavat puudust. Võite arvata, et see tähendab kaameraid, mis jälgivad iga liigutust ja tekitavad suuri privaatsusprobleeme. Kuid Sensai AI on leidnud teise viisi, nimelt heli abil. Rohkem teavet saamiseks on minuga nüüd liitunud Adi Marinovski, tootejuht, ja Tekelebelis andmeteaduse direktor Sensai AIs. Aitäh teile mõlemale, et täna minuga liitusite. Alustame täna meie lifti kõnega. Annan sõna sulle, Adi, kui tootejuhile. Kui oled valmis, 60 sekundit. Milles seisneb Sensai AI? Hästi, Sensi eesmärk on aidata eakatel väärikat vananeda oma enda kodus nii kaua kui võimalik. Probleem on selles, et koduhooldus on täna täielikult reaktiivne. Pered on mures, hooldajad on ülekoormatud ja agentuurid tegutsevad pimesi. Keegi tegelikult ei mõista ega tea, mis toimub visiitide vahel ja isegi nende ajal. Helipõhise tehisintellekti abil tuvastab Sensi hoolduse ja tervisega seotud helisid ja sõnu, mis võivad viidata millelegi, mis vajab tähelepanu. Kui midagi muutub, näiteks kukkumisoht, varajane kognitiivne langus või isegi kuseteede infektsiooni tunnused, me toome selle esile enne, kui see muutub kriisiks. Ja seda kõike ilma, et eatas peaks midagi tegema. Pole vaja midagi kanda ega vajutada, midagi pole vaja kasutada. Sensi ei piirdu sellega. Me vaatame asutusi terviklikult, sest parim viis eakatele väärilise hoolduse pakkumiseks on aidata kõigil, kes seda hooldust korraldavad, keskenduda sellele, mis on kõige olulisem. See tähendab hooldusmeeskonnale, hooldustiimile vajalikku teavet ning hõõrdumise vähendamist operatiiv- ja kasvutöövoogudes, mis hoiavad asutuse töös. Tekol, siis minu küsimus sulle on, kuidas sa seda teed? Sest näiteks püks ohkamine ühe eaka puhul võib tähendada midagi täiesti muud kui ohkamine teise eaka puhul. Kas te jälgite andmeid iga eaka kohta eraldi või kogute teavet ühest suurest andmebaasist? Jah, tegelikult on see mõlemat. Iga eaka puhul õpime tundma nende isiklikku tavapärast taset. Milline on selle konkreetse inimese tavapärane päevaheli pilt, nende rutiinid ja rütmid. Ja me kasutame seda, mida olen õppinud suure hulga eakate pealt ning tõenäoliselt maailma suurimast eakate helisalvestiste andmebaasist. Nii et me teame, mida teatud helid ja muskrid tavaliselt tähendavad. Ja tehisintellekt tuvastab üle 100 erinevat tüüpi helipõhiseid hooldusega seotud sündmusi. Mõned neist põhinevad füüsilistel helidel, näiteks köha või heli, mida keegi teeb kukkudes. Ja teised on hooldusega seotud vestluslik teade. Näiteks hooldaja suhtlus, abipalve või isegi otsene viide valule või mõnele muule sümptomile. Kõik see loob ajajoone eaka vananemisteekonnast ja me töötleme seda nii nende enda varasema seisundi kui ka kõige põhjal, mida oleme õppinud tuhandete teiste pealt. Ja see kombinatsioon ongi põhimõtteliselt see, mis muudab toore heli sisukateks järeldusteks. Mis siis tegelikult juhtub, kui heli annab märku, et midagi on valesti? Mis siis edasi saab? Jah, see, et midagi on valesti, võib tähendada väga erinevaid asju. Kui tegemist on hädaolukorraga, näiteks tuvastame kukkumise või abipalve, siis anname sellest kohe hooldusagentuurile teada, et keegi saaks kohe reageerida. Aga probleem võib olla ka palju vaiksem. Hoolduskava, mis ei vasta enam eaka vajadustele või varajased tervise halvenemise märgid. Sellistel juhtudel anname sellest hooldusagentuurile teada, et spetsialist saaks olukorda lähemalt uurida. Oluline on see, et me tabame nii kriisi kui ka äkilise muutuse. Ja sageli ongi see kõige tähtsam, sest just siis saab tegelikult järgmise kriisi ära hoida. Nii et Adi, viimane küsimus sulle. Kui suur on praegu hooldajate puudus ja kas Sensai AI on sellele lahendus? Hästi, jah, probleem on väga suur.
meie viimaste uuringute kohaselt koduhoolduses on rohkem vabu töökohti kui üheski teises ametis Ameerika Ühendriikides. Igal ajahetkel ei ole enam kui 60% agentuuridest piisavalt hooldajaid, et nõudlust rahuldada. Nii et kui Sensi on lahendus, ütlen seda hoopis teisiti. Me ei saa sellest puudusest lihtsalt palkamisega välja tulla. Sensi aitab igast hooldustunnist maksimumi võtta ja laiendab sisukat hooldust ka väljapoole aega, mil hooldaja füüsiliselt kohal on. Meie senda inimhooldaja. See inimlik puudutus on asendamatu, eks. Aga Sensiga saavad eakad kauem kodus olla. Kriise ennetatakse, mitte ei juhita neid. Ja hooldajaaeg muutub palju mõjusamaks. Mõelgem korrast olukorrale. On suur vahe, kas hooldaja läheb uue kliendi juurde täiesti teadmatuses. Tal pole aimugi, miks näiteks Peggy on täna halvas tujus. Ja üks hooldaja, kes tuleb, teab, et Peggyl oli raske öö. Et ta vaevu magas. Ja parim lahendus oleks lihtsalt soovitada talle pärastlõunast uinakut enne kõike muud. No see kõlab tõeliselt imeliselt. Süsteem. Ja ma näen, et Teko noogutab innukalt pead, nii et sul on sellesse süsteemi palju usku, nagu ka minul. Adi Marinovski ja Teko Abellis, aitäh teile, et täna minuga siin olite. Suur aitäh! Aga mis oleks, kui kiirabid teaksid juba enne hädaabikõnet, kuhu minna? United Hatsala toob kasutusele 20 uut tipptasemel kiirabiautot koos tehisintellektil põhineva süsteemiga, mis suudab ennustada, kus järgmine õnnetus kõige tõenäolisemalt juhtub. See aitab vabatahtlikel kiiremini ja paremini ettevalmistatud kohale jõuda. Vaatame lähemalt. Heidame kiire pilgu kiirabiauto sisemusse ja vaatame, mis teeb need kiirabiautod nii eriliseks. Israeli suurim vabatahtlik hädaabiorganisatsioon United Hatsala on lissanud oma autopargi 20 tipptasemel kiirabiautot, mis on täielikult varustatud ja valmis elusid päästma. Siin on kõrged laed ja kõige kaasaegsem varustus nendes kappides kogu ulatuses. Monitorid, tehnoloogia, ravimid, tarvikud, hapnikuballoonid, kaelatoed ja ilmselgelt Iisraelis, kuna me oleme Iisraelis, peame me alati olema valmis kas terrorirünnakuteks või raketirünnakuteks. Meil on olemas kaitsevarustus, kuulikindlad kiivrid ja kuulivestid siin, et teenida ja kaitsta meie vabatahtlikke, kui nad on väljas elusid päästmas. Umbes 90% täpsusega on uus tehisintellektil põhinev süsteem peaaegu nagu kristallkuul, aidates reageerijatel ennustada, kus järgmine hädaolukord tõenäoliselt juhtub. Need kõik on ühendatud juhtimiskeskusega, mis meil on Jeruusalemmas, kus käivitatakse tehisintellekti algoritme, et ennustada, kus järgmine kõne toimub. Nii et me ei oota ainult, et järgmine kõne tuleks ja lähedal olev vabatahtlik reageeriks, vaid üks neist kiirabiautodest paigutatakse riskipiirkonda, kus me teame, et järgmise 10 minuti jooksul juhtub midagi. Ja seetõttu ei pea nad sõitma läbi 10 kvartali ega läbima 10 punast tuld. Nad ootavad seal ja väljakutse tuleb kohast, mis jääb neist umbes 90 sekundi kuni 3 minuti kaugusele. See ei aita mitte ainult elusid päästa. See aitab vabatahtlikel paremini ette valmistuda. Süsteem arvestab kõiki alates muutuvatest ilmastikutingimustest kuni reaalajas liikluseni, analüüsides samal ajal ka demograafilisi trende. Nooremates linnaosades ennustab see rohkem traumaga seotud hädaolukordi. Vanemates kogukondades ennustab see tõenäolisemalt insulte, südameinfarkte ja muid meditsiinilisi hädaolukordi puudutavaid väljakutseid. Nüüd saavad nad rakenduses näha, kus järgmine väljakutse toimub 10, 20 või 30 minuti pärast. Nii saavad nad end ise paigutada ja seal aegsasti positsioon võtta, kus järgmine väljakutse tõenäoliselt toimub. See tõesti toimib ja päästab elusid. See on maagiline. Tehnoloogia päästab elusid. Okei, vahetame teemat, sest see oli üleval vaid 48 tundi. Uus Google Earthi lansseerimine, mis võimaldas kasutajatel luua satelliidipiltide peale võltsitud pilte. Loomulikult läks internet pööraseks selle Nano Banana 2 tehisintellekti pildigeneraatoriga. Ma ei mõtle seda nime ise välja. Loodi pilte nagu kokkuvarisenud Eiffeli torn, vajumisauk, mis neelab Giza suurt püramiidi, aga ka ohtlikumaid kujutisi, näiteks Vene tankid Ukraina pealinnas. Selle teema arutamiseks on minuga nüüd stuudios meie korrespondent Joe Brown. Tere Joe, aitäh, et täna minuga siin oled. Tere Lynn. Mida ometi Google mõtles, sest me teadsime?
Me teadsime, et see juhtub, eks. Me teadsime, et inimesed kasutavad seda ära ja muudavad reaalsust täielikult. Täpselt nii. See ongi asi, millest need tehnoloogiafirmad pole veel aru saanud. Iga kord, kui sa midagi lood, pead mõtlema, mida kõige halvem inimene maailmas võiks teha, et muuta see millekski halvaks. Sama tehakse seadustega ning tehisintellekti ja selle võimekuse kiire arengu puhul. See on miski, mida need organisatsioonid peavad meeles pidama. Nii et kui sul on Google Earthis midagi, mis võimaldab sul sõna otseses mõttes maailma muuta, pead mõtlema, kas seda saaks kasutada halval eesmärgil. Näiteks need näited, mida sa mainisid, ma nägin internetis midagi, kus inimesed panid lennukid New Yorgi tornidesse lendama. Seda teevad inimesed internetis. Nii et teine probleem sellega on see, et tehisintellekti tuvastussüsteemid, sealhulgas need, mis on Google'il, samuti OpenAI'l ja Anthropicul, nad ei suutnud tuvastada, et need olid tehisintellekti loodud, mis näitab lihtsalt, kui hea on nanobanaana pildi loomise võimekus. Aga fakt on see, et Google peab enne nende avalikustamist need väga-väga põhjalikult testima. Seda mõeldaksegi, kui öeldakse, et need tehisintellekti ettevõtted on oma loominguga hoolimatud, nad tahavad olla esimesed, kes seda uut asja proovivad, nad tahavad olla esimesed, kes ütlevad näiteks, vaadake, meil on midagi objektiivselt hämmastavat. Google Earth. Me lisame tehisintellekti, et see oleks veelgi parem. Ja see on miski, millele nad oleks pidanud varem mõtlema. Ja sellepärast juba paari tunni jooksul oli täiesti selge, mis juhtuma hakkab. Nii et nad panid selle pausile. Nad ei ole seda täielikult eemaldanud. Nad peavad veel palju rohkem testima, kuid see tõestab, et see oli väga praktiline enneaegne oma. Eriti kui sa ütled, et tehisintellekt, et nad ei saanud isegi aru, et see oli võlts, sest seal olid nagu dinosaurused keset metsa ringi trampimus. Ma nägin kuskil, et Islandil oli neil koht. Aga kuidas on lood BB Nana, Nana Banana 3-ga? Ma pean seda õigesti ütlema. Nana, banaan. Probleem ei ole nanobanaaniga. See on Google'i tehisintellekti pildigeneraator. Neid asju on palju, näiteks Grok, millel on muidugi olnud oma probleemid. OpenAI. Kõik peamised neist loovad pilte ja arenevad edasi. Tuleb ka Nanobanana 3. Kas see rakendatakse Google Earthi, on juba teine küsimus. Ja see on midagi, mille üle nad peavad otsustama, kui nad suudavad selle tulevikus korralikult käivitada. Vaatame, kuidas see välja kukub. Ja loomulikult kutsume sind tagasi, et sellest rääkida. Joe Brown, I24 Newsi korrespondent, aitäh sulle aja eest. Astu kõrvale Terminaator, sest linnas on uus šerif. 6 jala pikkune päästerobot, mootorsaega muidugi, jõuab pealkirjadesse mitte ainult oma välimuse tõttu, vaid ka selle poolest, mida ta suudab teha siis, kui kõik läheb valesti. Hüüdnimega 3 poolt on see Send Centauri robot loodud minemas sinna, kuhu esmareageerijad ei pääse. Näiteks metsatulekahjude korral, katastroofi piirkondadesse ja mürgistesse tööstuspiirkondadesse. Kuid selle loojad on avaldanud ka üksikasjalikud juhised selle kohta, kuidas hädaolukorras robotit välja lülitada või isegi hävitada, kasutades sisseehitatud niinimetatud avariilülitit. Ettevõte ütleb, et Send Centaur on nende sõnul ohtlikum, kui ta välja näeb. Samal ajal, kui internet on pöördes ja arutleb, kas selle uue robotkoletise ees peaks hirmu tundma või imetlust. Ja unusta pildist vasakule või paremale libistamine. Hinge ja asutaja usub, et kohtingute tulevik on loomulikult tehisintellekt. Justin McLeod on kogunud oma uue ettevõtte Overtone jaoks $18 miljonit, mis lubab hoolikalt valitud tutvustusi lõputute profiilide, likeide ja sobitamiste asemel. Platvorm kasutab tehisintellekti, et tundma õppida kasutajaid nende enda hääle kaudu ning selgitab siis, miks ta arvab, et 2 inimest sobivad omavahel hästi. See on teistsugune lähenemine, pigem nagu kosja sobitaja, ütleme nii. Kuna kohtingu rakenduste väsimus kasvab, peaaegu 8-10 asutajast ütleb, et neil on sellest, et kõik algab libistamisest kõrini. Ja võib-olla pole sa sellest kunagi kuulnud, aga ajakiri The Economist avaldab tegelikult Big Maci indeksit. Iisrael on nüüd tõusnud maailmas teisele kohale kõige kallima Big Maci poolest.
kohe Šveitsi järel. Ja see on suur hüpe võrreldes eelmise aasta jaanuari edetabeliga, kus Iisrael oli 8. kohal. Iisraeli järsu tõusu teisele kohale indeksis põhjustasid 2 tegurit. Big Maci hinna järsk tõus Iisraelis ja seekli tugevnemine USA dollari suhtes. Populaarne burger maksab nüüd 23 seeklit ehk $7 ja 40 senti, mis on koguni 15% hinnatõus võrreldes eelmise aasta jaanuariga. Nüüd, Big Maci indeks loodi 40 aastat tagasi poolnaljaka katsena seletada riigi jõukust. Big Mac valiti esindustooteks, sest seda müüakse paljudes riikides ja see on igal pool üsna sarnane. Ja see sõltub pikast nimekirjast kohalikest kaupadest nagu liha, leib ja köögiviljad. Samal ajal hõlmates ka kulusid nagu töötajate palgad, üürid, elekter, transport, reklaam ja maksud. Nii et meie jaoks enam Big Mac'e pole. Hea meie rahakotile ja hea meie dieedile. Ja see ongi kõik, milleks meil täna aega on. Mina olen teie saatejuht Liv Plohmeier. Liituge meiega järgmisel nädalal, et näha uut Innovationi osa. Praegu tänan teid vaatamast ja soovin teile suurepärast päeva, kus iganes te ka ei riibiks, otse Tel Avivist.